Trump kardab surra, samal ajal kui 30 juhti kogunevad salajasele kohtumisele NATO tuleviku üle. Need 2 uudist plahvatasid korraga, sest need paljastavad jõhkra kriisi president Trumpi vastu. Me kogume iga aastal üle $1 trillioni kaitseks. Selles ruumis oli näha austust ja hoolivust, tõelist armastust meie riigi vastu. Ma ei taha enda kohta öelda, et mitte tunduda ennast täis, aga nad tunnevad seda. Kas neile meeldib töö, mida ma teen? Nad ütlesid, härra, me armastame teid. Selles ruumis valitses täielik ühtsus. Ta rääkis avalikult võimalusest, et Iraan võib ta tappa. Ta ütles, et on sihtmärkide nimekirjas. Ta tunnistas, et tal on seni vedanud ja ütles, et see õnn ei pruugi kesta. Tundeid hiljem näitasid uued andmed, et Iisrael oli saatnud Ameerika Ühendriikidele hoiatuse võimaliku Iraani mõrvaplaani kohta tema vastu. Ja et presidendi turvateenistus otsustas vahetada Trumpi kasutatud uuema lennuki vana lennuki vastu. Samal ajal avaldas Wall Street Journal, et ligi 30 Euroopa juhti olid umbes 5 tunniks sulgunud Euroopa Ülemkogu peakorterisse Brüsselis. Ilma mobiiltelefonide, kaamerate või nõuniketa, et arutada, kuidas vähendada sõltuvust Ameerika Ühendriikidest. Kohtumine toimus jaanuari 3. nädalal pärast Trumpi ähvardusi Gröönimaa teemal, kuid tuli avalikkuse ette just siis, kui NATO tippkohtumine tõi päevavalgele uued tülid Hispaania, Taani ja teiste liitlastega. Milline oht pani Trumpi rääkima isegi oma surmast? Miks otsustasid peaaegu 30 liidrit rääkida ilma telefonideta? Kuidas see lõhe muudab NATO tulevikku? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja konkreetne sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Trump tõi Iraani ohu Ankara tippkohtumise keskmesse. Kamerate ees väitis ta, et Teheran tahab kõrvaldada Ameerika Ühendriikide juhi ja tunnistas, et ta ei pruugi igavesti pääseda. Sellel ütlusel oli kaalu, sest see ei jäänud ainult sõnade tasandile. Ameerika Ühendriikide võimud said Iisraelilt hoiatuse võimaliku mõrvaplaani kohta. Osa neist ametivõimudest pidas infot puudulikuks ja mitte täielikult usaldusväärseks, kuid riski võeti piisavalt tõsiselt, et muuta presidendi visiidi logistikat. Türgist naastes tegi Trump peatuse Ühendkuningriigis ja jätkas teekonda vanema Air Force Oneiga, mis oli varustatud turvameeskondadele juba tuntud kaitsesüsteemidega. Mure oma enda surma pärast kerkis koos vastulöögi korraldusega. 10. juulil teatas Trump, et on andnud korralduse ulatuslikuks sõjaliseks vastuseks, kui Iraani valitsus peaks üritama teda tappa. Sõnum koostati selleks, et oleks selge. Rünnak presidendi vastu tooks kaasa otsese vastulöögi Iraani struktuuridele. Iraan on lubanud kättemaksu alates kindral Qasem Soleimani surmast, kes tapeti 2020 aastal Trumpi poolt heaks kiidetud operatsioonis. Avalikud andmed ei ole veel tõestanud, et uus plaan oleks täitmiseks valmis. Kuid lennuki vahetamine, turvameetmete tugevdamine ja Trumpi antud korraldused näitavad, et Washington ei võtnud hoiatust lihtsalt propagandana. Kui Trump rääkis ellujäämisest, arutas Euroopa poliitilist ellujäämist. Wall Street Journali poolt avalikustatud kohtumine toimus Brüsselis, peaaegu südaööl, Euroopa Ülemkogu peakorteris. Presidenti ja peaministreid juhendati sisenema üksi. Salvestisi, kaameraid ega mobiiltelefone ei olnud. Arutelu kestis juba 5. tundi, kui liidrid hakkasid avalikult rääkima võimalikust strateegilisest lahknemisest Ameerika Ühendriikidest. Kohtumine ei olnud ametlik NATO tippkohtumine, kuid see tõi kokku Euroopa tuumikriikide valitsusjuhid. Arutati, kuidas tegutseda juhul, kui Washington peaks loobuma. Mõned osalejad tundsid end piisavalt vabalt ja nimetasid seda õhtut lausa teraapiaseansiks. Pinged olid nii suured. Emmanuel Macron alustas vestluse kõige raskemat osa. Reportaaži poolt küsitletud osalejate sõnul ütles Prantsuse president, et Euroopa peab seadma piirid ja tagasiteed enam ei ole. Hinnang oli, et sõjaline, majanduslik ja tehnoloogiline sõltuvus Ameerika Ühendriikidest oli muutunud julgeolekuriskiks. Belgia peaminister oli veelgi teravam ja hoiatas, et Euroopast võib saada Washingtoni vilets ori. Giorgia Meloni ei olnud sellega nõus. Itaalia peaminister väitis, et Donald Trumpi saab veel veenda ja et suhete katkestamine Ameerika Ühendriikidega oleks viga.
Meloni reaktsioon näitas, et blokk ei olnud Ameerika Ühendriikide presidendi vastu ühtne. Kuid juba ainuüksi see, et vestlus toimus, näitas usaldamatuse ulatust. Tegelikult arvan, et ta on tore inimene. Meil oli hea vestlus. Meil oli halb suhe. See läks veidi halvaks, sest ta keeldus meid aitamast. Ma ei survestanud teda ka seekord eriti. Kuid ta keeldus sekkumas Hormuzi väina küsimusse või võib ka öelda lihtsalt Iraani küsimusse. Ta keeldus sekkumast. See rikkus meie suhteid, aga mulle ta meeldib. Ma arvan, et ta on tore inimene, aga ta tegi vea. Me teeme seda, sest arvame, et see on oluline asi, mida teha. Aga ta lihtsalt ei olnud meie jaoks olemas. Ja see ei teinud mind õnnelikuks. Sa võid ette kujutada, et see ei teinud mind õnnelikuks. Gröönimaa oli kõige ohtlikum ajend. Trump kaitses taas Ameerika Ühendriikide kontrolli autonoomse Taani koosseisu kuuluva territooriumi üle ja õigustas survet Venemaa ja Hiina kasvava kohalolekuga Arktikas. Kopenhaageni jaoks mõjutas see ähvardus otseselt Taani suveräänsust. Euroopa valitsuste jaoks oli risk veelgi suurem. NATO liige hakkas arutama teise liitlasele kuuluva ala kontrolli üle. Prantsuse väed saabusid Gröönimaale koos Taani vägedega jaanuari kriisi ajal. Seejärel püüdis Mark Rutte muuta vastasseisu ühiseks Arktika julgeolekuplaaniks nimega Arctic Center, milles osalevad Ameerika Ühendriigid, Kanada ja piirkonna Euroopa liitlased. Läbirääkimised investeeringute ja sõjalise kohaloleku üle jätkuvad Washingtoni, Gröönimaa ja Taani vahel. Ankara tippkohtumine näitas, kuidas see pingeseisund kaamerate ees toimib. Trump saabus liitlasi rünnates. Ta kritiseeris Ühendkuningriiki, Saksamaad, Prantsusmaad ja Itaaliat, kuna need ei toetanud Iraani vastaseid operatsioone nii, nagu tema soovis. Ta nimetas Hispaaniat kohutavaks partneriks. Ta andis käsu katkestada kaubandus Madridiga ja ähvardas taas Ameerika väed Euroopast välja viia. Mõni tund hiljem läks ta suletud koosolekule koos 32 juhiga ja muutis oma tooni. Ta ei korranud ähvardusi Hispaania vastu ega jäänud Gröönimaa küsimuses peale. Väljudes rääkis ta armastusest, austusest ja ühtsusest. Kõik on olnud suurepärased ausalt öeldes. Teate miks? Sest nad austavad meie riiki jälle. Nad naersid meie üle. Nad arvasid, et me oleme kamp tola. Nad nägid presidenti, kes ei rääkinud ega kõndinud. See oli katastroof. Nad kaotasid meie vastu austuse, aga nüüd on neil meie riigi vastu rohkem austust kui kunagi varem. Diplomaadid ütlesid Reutersile, et liitlaste strateegiaks oli kiita Donald Trumpi, omistada talle sõjaliste kulutuste suurenemine ja vältida plahvatust, mis võiks tippkohtumise ohtu seada. Mark Rutte võttis kriisi peamise ohjaja rolli enda peale. Peasekretär ütles Donald Trumpile, et ta on NATOd muutnud, survestades eurooplasi rohkem kaitsekulutustele raha eraldama. Ta ütles avalikult ka, et nägi 32 liidri vahel suurt ühtsust. Kui Taani ajakirjanik küsis, kas Gröönimaa ja Hispaania vastu suunatud ähvarduste ees vaikimine kahjustab tema eneseväärikust, kiitis Mark Rutte taas Donald Trumpi ja kaitses koostööd Arktikas. Rasmus Tvemoole Taani uudisteagentuurist, Taani uudisteagentuurist Ritsal. Mark, sa olid koos Donald Trumpiga hetkedel, kui ta rääkis Gröönimaa ostmisest, liitlaste ründamisest ja kaubandussõdade alustamisest. Asjad, mida vana Mark Rutte poleks heaks kiitnud. Kas see mõjutab sinu eneseväärikust, kui sa istud tema kõrval ega ütle midagi? Tead, mida ma alati teen, on see, et tunnustan, kui kiitus on teenitud. Ja ma arvan, et me peaksime kiitma Donald Trumpi selle eest, et NATO on nüüd palju tugevam. Muidugi, see on seotud Vene ohuga, see on seotud sõjaga Ukrainas, aga see on samuti väga palju seotud president Trumpiga. Viies nüüd ellu selle, mida Ameerika Ühendriigid on alates Eisenhoweri ajast püüdnud saavutada. Viia kulutused USA ja Euroopa vahel võrdsesse seisu. Ja see muudab Euroopa tugevamaks, muudab Euroopa Ameerika Ühendriikide jaoks olulisemaks partneriks. Seega, see on selle tippkohtumise ümberkujundav olemus. Valik sai selgeks. Vältida otsest vastasseisu Washingtoniga. Säilitada Ameerika Ühendriikide sõjaline kohalolek ja anda tulemusi, mida Trump saab esitleda kui võitu. Numbrid aitasid Ruttel presidendi maha rahustada. NATO teatas, et liitlased on juba jõudnud lähedale sellele, et investeerida 4% oma majandusest kaitsekuludesse, eesmärgiga jõuda 5%-ni aastaks 2035. Tippkohtumisel kuulutati ühe päevaga välja üle $50 miljardi väärtuses uusi sõjalisi oste. Trumpi jaoks kinnitab see edasiminek, et tema surve mõjus.
Euroopa jaoks toimib kulutuste suurenemine ka kindlustusena võimaliku tulevase Ameerika Ühendriikide lahkumise vastu. Iga uus leping tugevdab täna allianssi ja vähendab järk-järgult sõltuvust, mis viis juhid Brüsselis eravestlusele. Hispaania sai selle meetodi kõige selgemaks näiteks. Pedro Sánchez püüdis konflikti vähendada ja väitis, et tal oli Trumpiga sõbralik vestlus. Ameerika Ühendriikide president pehmendas kinnisel kohtumisel oma sõnavõttu, kuid ei vähendanud survet sõjalistele kulutustele. See juhtum pani liitlased valvsaks, sest näitas, et eelarve üle peetav arutelu võib mõne minutiga muutuda kaubanduslikuks ähvarduseks. See näitas ka, et Trumpile antud kiidusõnad ei tähenda usaldust. Need toimivad pigem vahendina, et takistada karmimate otsuste tegemist alliansi enda vastu. Järgmine etapp on juba paigas. NATO peab oma järgmise tippkohtumise Albaanias, samal ajal kui Arctic Century plaan edeneb ja arutelud Gröönimaa üle jätkuvad. Euroopa suurendab sõjatööstuse tootmist ja otsib viise, kuidas olla vähem sõltuv Washingtonist, ilma et see tooks kaasa Ameerika Ühendriikide kohese lahkumise. Nüüd seisneb proovikivi selles, et takistada Gröönimaa pärast peetavat vaidlust ja Iraani ohtu enne seda kohtumist uut kriisi tekitamast. Kui Trump peaks taas kasutama vägesid ja kaubandust otsese survevahendina, võib Brüsselis peetud eravestlus saada praktiliseks teejuhiks Euroopa kiiremale autonoomiale. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt, kasutades ekraanil kuvatavat Pixi võtit. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on anda teile tõest infot. Teie panus aitab meil jätkata tegutsemist.